Harju maakohtu süvaluste pingis liigub väga närviliselt ringi 19-aastane Jevgeni Andrejenok. Noormest häirivad tema suhtes tarvitusele võetud turvameetmed. Need on tavakinnipeetavatest karmimad, kuna ta ühiskonna ohtlikkus on kõrgem ja süüdistus, mis talle esitatud, on äärmiselt karm. Tänane istung tuli isegi mõneks ajaks edasi lükata. Kohtuistungi alguses tekkis tõesti pärast tavakõnet kohtul kahtlus, et võib olla nõnda, et Jevgeni Andrejonekul on midagi peidetud või ta tundis väga intensiivset huvi selle kohta, millised kuvarid olid kohtus seintel, millest tulenevalt kohus ka palus siis teha vaheaja ja kõikidel saalis viibijatel lahkuda ning ka siis politseil kontrollida julgeolekukaalutlustel siis, et kas ei ole ohtu mitte kellelegi. Peale saali kontrolli saadi rahulikult jätkata ja prokurör sai ette lugeda süüdistuse. Teda süüdistatakse lause 3 terrorismikuriteos. Kõigepealt on temal terrorismi eesmärgil reisimise katses, kui ta siis soobis lõppsihtmärgina jõuda siis Süüriasse, Homsi linna, ühineda terroristliku ühendusega ISIS, saada vastavat väljaõpet ja viia toime ka terrorikuritegusid. Siis on talle esitatud süüdistus terroristliku ühenduse ISIS materjalide jagamises ja selle organisatsiooni toetamises. Uurimine on tuvastanud, et noormees hakkas juba radikaliseeruma 13-aastasena ja tema juurest on leitud materjale lapspornost, piinamisest, islamist, fašismist ja paljust muust õvastavast. Tänad kohtus uuritud tõendistest nähtus, et Jevgeni Andrejenok tunneb huvi vägivalla vastu, talle meeldivad vägivaldsed videod, talle pakub see rahuldust, ta ise ei ole ka seda varjanud ja tõepoolest on tema arvutist ka leitud varasemalt sellele viitavaid siis videomaterjali. Terroristliku organisatsiooni poolt on väga täpselt sihitatud see toodetav propaganda ja see kutsub siis üles ühinema nende terroristlike organisatsioonidega. Selle eesmärgil võetavad inimesed ette siis reise nendesse riikidesse, kus siis ühineda terroristliku organisatsiooniga ja panna toime siis ka hiljem terroriakte. Samas on ka see terroristliku propagandas ju õpetatud seda, kuidas reisida ettevaatlikult, et mitte vahele jääda seal, millised meetmed tarvitusele võtta. Ja kui juhtub see, et jäädki kuskil vahele, mida teha siis? Et pane siis juhiste järgi on see, et pane terrorikuritegu toime seal, kus sa oled. Just sellest lähtuvalt on talle esitatud 3. süüdistus, nimelt valvuri tapmiskatse Tallinna vanglas. Ta jätkas siis oma ideoloogiast tulenevalt oma käitumist ja vangistuses pani ta toime siis ka ühe vangla ametniku tapmise katse, mis jäi temast sõltumatutel asjaoludel lõpule viimata, aga selle eesmärgiks oli siis tegelikult ohustada nii meie ühiskonda korraldust kui ka siis hirmutada elanikkonda. Noormest peeti kinni eelmise aasta 13. mail Tallinna lennujaamas, kui ta plaanis lennata Tallinnast Istanbuli ja sealt edasi Beirutisse. Süüdimõistmisel võib teda ähvardada eluaegne vanglakaristus.